Tere tulemast järjekordsesse Eduka arvestuste nädala podcasti episoodi. Minu nimi on Carol ja täna on meil stuudios Laura-Liis, kes räägib meile une olulisusest arvestuste nädalal. Tere kõigile, mul on väga hea meel siin olla. Asume kohe asja kallale. Laura, õpilased kurdavad arvestuste nädalal tihti, et nad on väsinud ja et nad ei ole korralikult magada saanud. Kuidas kommenteerid? Mida nad valesti teevad? No mina arvan, et tegelikult ongi asi selles, et noored ei mõista, kui oluline uni tegelikult on ning kuidas saadud une kogus neid mõjutab. Rääkides arvestuste nädalast on suurimaks probleemiks see, et tublid õpilased õpivad tihtipeale poole ööni ning seetõttu jääb unetunde väheseks ning une kvaliteet ei pruugi siis olla nii hea. Lisaks muudavad nad iseenda jaoks magama jäämise keerulisemaks. Sa ütlesid koheselt, et õpilased ei saa aru, kuidas saadud unekogus neid mõjutab. Kuidas see siis ikkagi mõjutab? No lihtsustatult võib öelda, et inimesel on vaja und selleks, et aju oleks võimeline õppima ning uusi seoseid looma ning ka siis muidugi mälu salvestama. Ehk siis, kui inimene ei maga piisavalt, siis ta ei suuda ka õppida? No ma nii rangeks kohe ei läheks, et öelda, et üldse ei suuda, aga õppimine ja õpitu meeldejätmine muutub palju raskemaks küll. Kui inimene ei maga piisavalt, tekivad tal kergemini keskendumisraskused ning õpitu ja kogetu ei jäägi nii hästi meelde. Lisaks muutub mõtlemine aeglasemaks ja otsuste tegemine muutub raskemaks. Ka reaktsioonikiirus väheneb näiteks ja emotsioonide kontrollimine muutub palju raskemaks. Need on ju aga muidugi kõik asjad, mida õpilased soovivad arvestuste ajal vältida, aga nad ei mõista alati, et selleks peab just korralikult puhkama. See mõte kõlab tõesti tuttavana. Kas uni tõesti mõjutab meid ikkagi nii palju? Mõjutab küll, eriti veel noore organismi puhul. Vähene uni põhjustabki seda, et keha läheb stressi ja just stressiga kaasnevadki need negatiivsed nähtused. Lisaks on see ka natukene selline nõiaringi situatsioon, kuna stressis kehal on jällegi veel raskem magama jääda, kuna keha toodab siis ka öösel adrenaliini, mis takistab magama jäämist. Ma usun, et seda on ka paljud õpilased ise arvestuste nädalal kogenud, kui juba mitu arvestust on selja taga, magatud on vähem kui tavaliselt ja õpitud palju rohkem ning ometi on õhtul voodisse minnes ikkagi raske magama jääda. Tõsi ta on. Sa mainisid ennist, et uni mõjutab ka emotsioone. Mida sa selle all mõtled? No aga muidugi mõjutab ju. Usun, et kõik on seda kogenud. Peale unetut tööd langeb võime oma emotsioone kontrollida. Tavaliselt võtavad siis just üle negatiivsed emotsioonid. Meeleolu on halb, lihtne närrituda ja kõik ajab pahaseks või vihaseks. Sellistel hetkedel on lihtne ka täiesti mõttetute asjade pärast sõprade või vanematega tülli minna või vaidlema hakata. Suhted lihtsalt lähevad kergemini sassi. Ja hea unega on siis vastupidi? No ma ei ütle, et korralikult välja maganud inimesed kunagi ei tülitse, aga kindlasti on nad sallivamad ning leplikumad, ärrituvad vähem. Üldse tuleb inimene, kes on hästi maganud stressirohketes olukordades paremini toime. Inimene on siis negatiivsetele emotsioonidele vähem vastuvõtlik või ka nende suhtes rohkem ükskõikne. Ka õnnetunne on siis palju suurem. Seda olen minagi kogenud. Vahel on hommikul puhanuna ärgates tõesti hea tuju. No näed, aga oled sa ka kogenud vastupidist, kus vähem maganuna oled näiteks terve hommiku tusane? Ja kahjuks küll. Mina samuti. Ja see on ju täiesti loomulik. Keha on rohkem stressis ja seetõttu rohkem mõjutatav. Välja puhanuna on aga meeleolu parem ning emotsioonid ei kõigu niimoodi. Lisaks on keskendumisvõime parem ja otsuste tegemine lihtsam. Ka asjade meeldejätmine ja seoste tegemine tuleb loomulikumalt. Üldiselt võib öelda, et õppimine on lihtsam. Kas siis võib öelda, et uni ongi eduka õppimise saladus? Ma usun küll. Õpilane, kes magab korralikult ja õpib seetõttu efektiivsemalt, teeb suure tõenäosusega kontrolltöödes palju paremini kui õpilane, kes ööd läbi õpib ja seetõttu palju vähem magab. See on küll hea teadmine, aga ikkagi, vahel on ju nii raske varakult magama minna ja vahel lihtsalt tahaks kauem üleval olla. Ja vahel jällegi lähed varakult voodisse ja lihtsalt ei tule un. Kas sul on sellisteks olukordadeks ka mõni hea nipp? No see on ju täiesti normaalne, et noored inimesed tahavad kauem üleval olla ja hommikul jällegi kauem magada. Täiesti tavaline. Sellepärast ongi väga oluline luua endale rutiin või päevakava, mille kohaselt tavalistel päevadel sätidki ennast alati enam-vähem samal ajal magama. Ma ei ütle, et igal õhtul peab nüüd robotlikult samal ajal magama minema, aga harjumus ennast mingil kindlal ajal voodisse liigutama hakata võib aidata ka magama jääda.
Ja see kõlab loogiliselt küll. On sul veel mingeid nõuandeid jagada, kuidas tagada kiirem magama jäämine õhtuti? Kuna meid ootab siin kõiki varsti ees jällegi üks tore arvestuste nädal, siis usun, et meil kõigil kuluksid need nõuanded ära. Jaa, ikka on. On selliseid üldisemaid asju, mille vältimine enne magama minekut aitab kiiremini magama jääda. Näiteks kofeiinirikkad joogid ja suhkrurikkad toidud. Nende söömist tuleks paar tundi enne voodisse minekut vältida. Ka niisama kõhu täissöömine enne magama minekut häirib und. Täiskõhuga on lihtsalt raske magama jääda. On küll ja seda tean jällegi omast käest. On sul veel mingeid mõtteid? Oleks väga hea, kui õpilastel ei tekiks harjumust voodis tööd teha. Voodi võiks olla ikkagi puhkamise koht. Mina tean küll ka ise omast käest, et vahel on nii mõnus voodis õppida, aga seda tuleks siiski ära hoida. Nii saab ka aju õhtul voodisse heites paremini aru, et okei, on aeg magama jääda, see on puhkamise koht siin. Alati tasub voodisse minnes ka kõik tuled ära lasta, et aju saaks jällegi signaali, et on uneaeg ja keha hakkaks melatoniini tootma, ehk siis uneks vajaliku hormooni. Aga kuidas selle õppimise ja töötamisega muidugi on? Kas võib kuni magama minekuni õppida? No sellega on jällegi nii, et ideaalis ei tohiks hilisõhtuni tööd teha, kuna see mõjutab jällegi uneaega ja kvaliteeti. Aga jällegi ma tean, et arvestuste nädalatel tulebki vahel ette seda, et õpid magama minekuni. Sel juhul oleks üks tark asi, mida teha see, et paned mõni aeg enne magama minekut vähemalt ekraanid kinni ära ja õpid kas siis õpikust või konspekti järgi. Ka need ekraanid häirivad melatoniini tootmist. Kuid mida võiks ikkagi teha selle stressiga? Sa ennist ütlesid, et stress ei lase üldse magada. Ja stressiseisundis on tõesti raske magada ja muidugi arvestuste nädalal on see eriti tavaline. Sel juhul on vähemalt minul meelest kõige lihtsam kellegagi lihtsalt juttu ajada või sellest rääkida. Näiteks vanematega kõrvaltoas või suhtled mõne sõbraga või klassikaaslasega. Kui sa oled tegelikult tublisti arvestuseks valmistunud ja õppinud, siis ma usun, et su tuttavad oskavad sulle seda meelde tuletada ja sind rahustada. Aga ka näiteks niisama oma mõtete üleskirjutamine aitab selle stressiga. Ma arvan, et meie hakkame siin nüüd oma otsi vaikselt kokku tõmbama. On sul veel mingeid asju, mida sa tahaksid meie õpilaste öelda, keda peagi ootab ees see jube arvestuste nädal? No kõige tähtsam kindlasti, ärge unustage magada ja ärge alahinnake und. See on stressirikas nädal ja see on täiesti okei tunda seda stressi. Rääkige sellest oma pere ja sõpradega, saate kindlasti toetust ja mure muutub väiksemaks. Vältige magusat ja kofeiinirikast enne magama minekut, aga samas teadke seda, et midagi ei juhtu otseselt, kui te ühel õhtul tunnikese kauem õpite või üleval olete. Kui see muudab teid kindlamaks endas, siis lihtsalt õppige, lihtsalt mitte poole ööni. Ja kui arvestused on läbi, saate jällegi naasta oma rutiini juurde, sest uni on ju sama oluline ka siis, kui arvestusi ei ole. Magate perioodi jooksul igal ööl korralikult, õpite efektiivsemalt ning juba ongi ka arvestuste nädalal palju lihtsam. Sellega olen täitsa nõus. Suur aitäh sulle, Laura, et meiega oma teadmisi jagasid. Mina sain küll targemaks ja loodan, et ka meie kuulajad on tänasest episoodist palju õppinud. Pole tänuväärt. Ma arvan, et nüüd ongi õige hetk see episoodi õpetada. Aitäh, armsad kuulajad, et võtsite hetke ja olite meiega. Kuulake kindlasti ka meie teisi eduka arvestuste nädala podcasti episoode, kus jagame nõuandeid toitumise, ajaplaneerimise, õpimeetodite kohta ning teeme ka niisama nalja. Peatsete kuulamisteni!